Tere! Ma ei saanud aru, kas see oli minu hääl, mis mul kõlas praegu kõrvas või kellegi teise oma. Me oleme tagasi oma 12. episoodiga. Yes. Ja me ei ole siin jällegi täna üksi. Meiega on tulnud see... ma ei tea, miks ma nii rääkisin. Meil on tulnud siia Hanna-Marta Tsäko. Kutsuge Martaks teda edaspidi. Või Tsäkoks. Või Hannaks. Kas sulle meeldib üldse see hüüdnimi Tsäko või? Tsäko on fine, sest et mitte keegi peale Lottemaa mind Tsäkoks ei kutsu, aga igal pool mujal ma olen Hanna. Aga või Marta. Ei, ma pereringis olen Marta, aga see mulle väga ei istu. Marta ei meeldi või? Ma olen ta perering. Ma ütlen talle Marta. Ma ütlen Tsäko. Ma ütlen meelega Marta. Bruno täna käis ja ütles, et Hanna, siis ma olin mingi, kellest sa räägid, mis Hanna? Kes meil siin Hanna? Tsäko ju. Siis ma olin õigus. Ja see vahepeal on natuke traumeeriv. Boss ütles ka mulle. Marta, ma olin mingi, kes see? Mina või? Igatahes me oleme siin neljakesi täna, et teile neljakesi tuua kuulaja kirju, sest et neid meil tuleb nagu Vändrast saelaudu. Et tuua teile õnne ja rõõmu. ja nagu te ei saanud aru, kes siis Hanna-Marta Tsäko on, siis ta on meiega, et me töötame kõik koos Lottemaal. Endiselt. Jätkuvalt. Ja Lottemaa on juba vist avatud. Ja Lottemaa on juba avatud. Juba nädal aega oleme rohkem ju. Natuke rohkem, jah. 2. Okei, võib-olla 2 nädalat. Või 3. Ma ei tea, mis kuupäev on. Suvel ei tea kunagi, mis kuupäev on. Tüdrukud, teil on see Alzheimer käinud külas vist. Ma loodan, et ma veel nii vana ei ole. See tore saksa poiss. Tulge teie ka palun Lottemaale meile külla. Jaa, palun. Tulge öelge meile tere. Me ütleme teile tere. Surume kätt. Triinu ei ütle, Hubert ütleb. Lotte ütleb ka. Ketlin ei ütle, Pauliine ütleb. Jätka nüüd trendiga. Tsäko ja Ketlin on mõlemad mu emmad. Hell yeah, me täiega mamid. Hell yeah. Mul on nii turvaline siin istuda. Kõik lollused jäävad ütlemata täna. Ja ma olen outsider siis. Lootke. Oota, aga lööme siis kokku. Ja siis hakkame lugema kirjakesi, mida meile ilma komadeta kirjutatakse. Mulinate ja Tsäko terviseks. Lürp. Seda pole ammu olnud. Sest sa vihkasid seda. Ei, sa võid ikka seda öelda, see on okei. See on ja väga me fine. Tegelikult ei ole Maarjaga veel ära leppinud. Me oleme tegelikult tülis ja... No nii, me leppisime ära, sest ta kinkis mulle ripsmeduši. Ja, kinkisin pooliku ripsmeduši. Ma lepin sinuga ära, kui sa annad mulle oma ripsmeduši. Ripsmed. Jah, ripsmepikendused. No jah, kunstripsmed põhimõtteliselt taga. Aga ja nüüd Ketlin kasutab minu ripsmeduši. Mis ta mulle andis? Jah, andsin. Hästi vajalik info. Jah. Aga oota, aga minu arust oli, miks ma sulle selle andsin? See oligi see, et me läksime tülli. Me läksime tülli. Ja siis oligi see, et leppimise nimel ma siis andsin Ketlinile oma pooliku ripsmeduši ja siis ta leppis muga ära. Ei, no tegelikult see oli niimoodi, et ta pidi selle ripsmeduši, ta mõtles selle mulle ammu anda, sest et tal on endal nüüd ripsmed ja ta ei pea ripsmeid värvima. Mida sul on ripsmed või? Ja ripsmepikendused. Mina sündisin ka ripsmetega. Pikenduste. Ja siis ta veel mõtles, kas ta annab ja siis igatahes see oli viimane piis karikasse, et kui ta muga tülli läks, siis ta tuli vabandama. Ja koos ripsmeduši ja lilledega. Juhu, hea lugu. Nii et kui te kellegagi tülli lähete, siis viige ta. Ripsmeduš ja lilled. selline sinakat värvi. Lumene oma, just. Me võime Lumenele võib küll reklaami teha. Nad on nii ja mul on kõik Lumene tooted, nii et Lumene, please sponsoras. Okei. Lähme siis esimese kirja juurde. Olete valmis või? Jaa.
väga valmis. Kuulame huviga. Juba sünnist saati valmis. Tiigri süda mulle meeldib, et Triinult tuleb alati mingi selline, kuidas neid nimetatakse? Triinu ütleb kogu aeg vahele mingeid sellised ja nii ongi või noh. Loosungeid. Jah, loosungeid. Just. Ja pissisingi püksi. Ja sa ütled, et sa pissisid püksi ja ma pissisin. Okei, selline võib-olla oli nali, ei tea, vaadake meie üle-eelmist osa, saate teada. Mul on lihtsalt need mõttetärgatused, siuksed, et need tulevad ja ma ütlen välja ja siis ma mõtlen, ai, äkki. Ei, aga see on okei, see on väga okei. Need mõttetärgatused on siiani väga hästi sobinud. No nii. Olete valmis? Olen valmis. Ma olen ka valmis. Ütlen, et ma ei tea, kas see, mis ma hakkan ette lugema, kas see on komadega. Et ma tegelikult oskan lugeda, aga mul on väga raske lugeda, kui see ei ole... Ma ei ole seda läbi lugenud ja kui tal ei ole komasid vahel, mul on väga raske lugeda. Ja Kets on a.k.a. Kristina P. Ma ei ütle ta pärast. See tsäkonoer. Ei, see on väga tore. Ärge pulliga. Kristoffer ütles väga ilusti mu naeru kohta. 10-aastase lapse oleme võtnud. Ja ma tahtsin seda ka veel öelda, et kui te tahate, et meist saaks järgmine aasta podcast, siis palun kuulake meid. Ja saatke meile kirju, sest et kui peale seda osa ühtegi kirja enam tule, siis me peame lihtsalt ära lõpetama. Me lihtsalt peame selle lõpetama. Nii õudne, need tüdrukud kogu aeg ähvardavad teid lihtsalt. Juba teist osa järjest nad ütlevad, kui te ei saada meile kirju, siis me lihtsalt peame ära lõpetama. Aga nii ongi. Nii ongi, jah. Aga saate siis vähemalt häid lugusid. Jah, häid lugusid ja komadega. Okei. Tegelikult meil ei ole. Me ei ütle, et milliseid peab saatma, aga. Ja ei, teie kõik saladused on ägedad. Lihtsalt saatke. Ükskõik mida. Me nii vajame neid kirju. Me vajame teid, et olla elus. Nii tore. Me vajame õhku ja armastust. Mingi 5 minutit üritan vist hakata seda kirja juba lugema. Ja vabandust pika intro eest ja nüüd algab. Hei, põnev jutt, see otseselt ei ole. Kui tahaks teada... See oli praegu hea. Põnev väga ilus. See otseselt ei ole. Kui tahaks teada, mis teie sellises olukorras teeksite. Nimelt olen mõned aastad koos elanud kutiga ja alguses oli muidugi kõik tore. Olime suhelnud umbes 6 aega, kui juba pidin kolima tema juurde, kuna vanemate juures elamine muutus õudsaks ja mitte turvaliseks. Jäin siis tema juurde ja hakkasime mõtlema enda kodu peale, sulgudes ta elab koos vanematega. Lubas kokku mulle ilusaid jutte oma kodust ja nii edasi, kuid aastaid on sellest möödas ja midagi ei ole muutunud. Nüüd on juba probleemiks see, et ma isegi pole kindel, kas olen temaga koos, kuna armastan teda või olen temaga koos, sest vastasel juhul ei oleks mul kuskil elada. Kuna elukoha pärast on nii palju stressi, siis võimalik, et ka mina käitun valesti, kuid see, kuidas tema süüdistab mind absoluutselt igas asjas, ei ole enam okei. Ma ei ole enam ammu õnnelik selles suhtes, kuid samas mõtlen ikka, et äkki kui lõpuks elame koos, läheb kõik paremaks, kuna pole mingeid pingeid. Probleem korteri jaoks pole ka rahapuudus, sest ma tean, palju ta teenib, kuid see raha läheb kõik tema huvide, hobide alla. Ta kohtleb mind väga sitasti, kuid mul ei ole mingit muud valikut hetkel, on ka teisi asju, mis takistavad mul ise üksi kodu ostmist, üürimist. Ma tean, et ma peaks astuma ise sellest nõiaringist välja, et kuhugigi poole midagi liiguks, aga kõik sammud tunduvad nii valed ja kõik võib ju alati minna hullemaks. Mis te teeksite sellises olukorras? 20-aastane on ta. Oota, ta ei tahtnud pere juurde tagasi kolida, on ju? Jaa. No, mina ütleks, et koli pere juurde tagasi. Ja kogu raha fast. Aga samas ta ütles, et on problemaatiline ja mingi nagu tema jaoks selles mõttes nagu... Ebaturvaline. Ja, ebaturvaline just. Nagu pere juures elada või? No jah, ma ei tea. Tal on mõlemas kohas pekkis. Tal on seal pere juures pekkis, sest see on ebaturvaline. Tal on selle kuti juures pekkis, sest et tema peal lihtsalt talutakse. Appi. Okei, aga... Ta ei käitu ju hästi. Aga siis ta ütles, et tal ei ole veel hetkel võimalik nagu kodu osta või üürida, aga äkki kui nüüd
kui sa seal kuti juures juba elad, siis äkki mingi aeg nagu raha koguda, noh, lihtsalt hustlidagi ja kulutada, ja kulutada nagu vähe. Lihtsalt, et saaks välja sealt. Muidugi ma ei tea, mis tööd ta teeb. Kas neil on selles mõttes, et jah, sa saad võib-olla kõrvale midagi panna, aga kas neil on nagu enda raha, siis mõtled ikkagi kõrvale? Jah, enda raha, mitte nagu kuti raha. Ei, aga ma olen kuulnud, et seda on ka tehtud, et ikkagi kui sa tuled nagu vägivaldsest nagu, noh, oled naine lapsega, sa ei saa tööl käia, sa elad oma perega nii-öelda, ehk siis mehega, elate kolmekesi. Kuskil oli alles see mingi lugu, et ja siis oligi, et see mees oli vägivaldne ja naine koguski siis see raha, mis talle see mees andis, ta pani seda kogu aeg kõrvale, et sealt ära saada. Sest et tal ei olnud omal nagu seda kapitali, kuna ta ei saanud käia tööl. Aga kuidas see loo algus oli? Kas loo alguses oli öeldud, et tal läks siis perega pekki ja muutus see suhe ebaturvaliseks või on tal eluaeg see niimoodi olnud? Mind huvitab see, et võib-olla see pere lihtsalt nagu ei tolereeri seda poissi või kutti ja sellepärast pere muutus tema jaoks kuidagi nagu vastikuks. Ja see võib olla variant. Et kui nad lähevad lahku, siis võib-olla pere ongi siuke, et lõpuks ometi meie väike tütrakena. See võib olla variant, aga tal ei ole siin nagu seda öelnud, ta lihtsalt ütles, et vanemate juures elamine muutus õudseks ja mitte turvaliseks. See on huvitav, ma tahaks teada, mis osas mitte turvaliseks, sest et noh, ma ei oska siin nagu hinnanguid anda, et kas minna pere juurde tagasi siis või mitte. Sest noh, ma ei tea, mis seal see tagamõte on. Kuna me ei tea, kes sa oled, siis sa võid meile veel kirjutada ja keegi ei saa nagu nii teada, kes sa oled, et mis su peres see nagu ebaturvaline asi on, miks sa sinna ei saa tagasi minna, sest noh, minu esimene mõte oli, et mine nagu pere juurde tagasi, sest kui mingi kutt käitub sinuga halvasti ja loobib sulle mingeid lubadusi, miks sa üldse peaksid sellise inimesega koos olema? Ja kas sa käid ise tööl? Kui sa ei käi, siis mine SOS tööle ja kogu raha ja sa saad juba nagu järgmine kuu selle üüriraha ära maksta ja käid veel tööl ja maksad veel. Jah, true. Ja samas kui ta käib... Lisaks on vaata kõik need võimalused, et sa võtad kellegagi nagu mitme peale selle korteri, mis teeb selle, et sul on, noh, sa 20, sa oled noor, on ju. See, et sa elad, ma ei tea, 4 ühes korteris on sellel ajal veel minu arvates täiesti okei. Samuti on see võimalus, et kui on mõlemas kohas pekkis. Mina ei tea, minul on küll selliseid sõbrannasi, kelle juurde ma julgeks minna, et kas ma võin 6 aega sinu juures olla. Nagu, või kes ise kutsuksid mind, et kuule Triinu, nagu come on, tule ära lihtsalt. Aga see, et sa tunned ennast rämpsuna ja sa saad aru, et tegelikult sinu olukord ei parane ka selles seisus, siis mis sa ootad? Sa ootad mitu aastat ainult nagu... ma ei taha öelda piinled, aga selles mõttes sul ei ole nagu okei ka olla, on ju. Ja sa ei saa ka panna seda raha kõrvale või mitte midagi teha selleks, et sealt olukorrast pääseda, siis mille pärast seal olukorras olla, et sa pead selle sammu astuma. Ja sealt olukorrast sa pead kindlalt välja tulema, sest noh, see ei... Raiskad aega. Täpselt. Ja oma tervist, vaimset ja oma vaimset tervist. Ja ei tea, kas füüsilist ka, aga noh, loodan mitte. Nii et tule ära. Otsimini, raudselt sul on mõni sõbranna ka ju. Nii et võtke sõbrannadega lihtsalt kampa. Nii, mida? Üks asi oli, mis mul siit loost nagu kõrvu jäi, mida ma ei pane tegelikult kutile nagu väga pahaks ka, on, noh, nad on suht noor paar, on ju. Ta ütles, et eitis ette kutile seda, et kutil on päris hea palk ja ta kasutab seda oma hobideks ja asjadeks. No jaa, aga ta eitis seda sellepärast, et ta ütles, et kutt oli lubanud, et noh, kolivad oma korterisse. Ja ma saan aru, mida sa mõtled, et see ongi nagu selle kuti teenitud raha. Ei, noh, ma saan aru selles mõttes, et kui on koos elu, siis mingis mõttes, et hakata koos mingeid asju ka tegema, on ju. Aga puhtalt ma ei saa ka panna seda, et koos elatud siis, et kui ma lähen sinuga kokku, siis ma pean võtma endale naise ülalpeetavaks või siis vastupidi, et ma võtan endale kuti ja näed, okei, armastan küll väga, aga et ta nüüd on minu ülalpeetav. Et ma ei võta endale ju ülalpeetavat, vaid ma soovin endale võrdselt partnerit. Aga see võib-olla on liiga ühe minupoolne vaata see ka.
äkki see tüdruk käib koolis, ülikoolis. Ja võib-olla küll. Äkki ta sellepärast ei saa seda oma raha koguda. Aga point on selles, et isegi kui see kutt siis lubas... õpi hästi. Saa stipendiumit. Saa stipendiumit ja mine ühikasse. Ja, Tsäko meil saab. Aus, kui ülikoolis käid, saad ühikasse minna ja see ei ole midagi üldse hullu. Aga äkki ta siis ikkagi ei käi ülikoolis? No ma arvan, et ta võib, nojah, tegelikult sest see ühikasse minek oleks ju kerge, aga nagu kui sa jääd ootama või selles mõttes, sa ütlesid, et see kutt lubas sulle korteri ja et mida sa nüüd teed, ta pole sulle veel korterit ostnud, aga kui ta juba nii käitub sinuga halvasti, siis miks sa seda korterit veel taha, ega kui te kolite korterisse elama, see kutt on ikkagi, see kutt käitub ikkagi sinuga samamoodi, ega see korter midagi ei muuda ju. Ja jääda loodma sellele, et see päästab midagi, on ju. Eriti veel, kui see mitu aastat on juba nii olnud. See on nagu need inimesed, kes mõtlevad, vaata, no mul on ühesõnaga, mul on mingite tuttavate kaudu, kes on nagu minust vanemad, on see teema olnud, et nad on mõelnud, et mu mees äkki muutub normaalsemaks siis, kui me saame lapse, on ju, et laps kindlasti muudab kõike, on ju, aga see on ka nii vale mõtlemine, miks see laps peab muutma, enne peab ju olema teie vahel kõik korras, see laps tekitab just rohkem teie vahel stressi ja kõike muud, miks see, et noh, vaata, kui mõni naine mõtleb ka, et saame lapse, siis ta ei lähe kindlasti kuhugi ja siis ta on mingi lojaalne ja niimoodi, no, väga vale, väga vale mõtlemisviis, nii et jah. Kuigi ma saan mõnikord, ma ei saa jah aru sellest, et ma hoian meest kinni lapsega, et siis ma arvan, et meie suhe nagu paraneb, aga ma saan aru, kui sa lastad enda pärast. Oota, mis mõttes? Näiteks, mina olen ka ju öelnud seda, appikene, kas ma tõesti räägin seda, on ju, aga et 35-ndaks, kui mul meest ei ole, siis lapse ma saan lihtsalt, vaid valin raamatust, on ju, et lapse ma saan enda pärast, mina tahan saada seda ja kui sul lihtsalt mõtle läbi, nagu mille pärast sa selle lapse saad. Kas sa saad selle selleks, et sina tahad seda ja sa arvad, et see kuidagi rikastab sinu elu, toob sinule mingisuguse nagu lisakvaliteedi sinu elusse või sa tahad seda sellepärast, et lihtsalt hoida meest kinni. Kui sa tahad selle lapsega hoida lihtsalt meest kinni, siis ära saa. Nojah, seda Maarja ütleski. Jah, okei, siis ma saan nagu aru sellest sinu mõttest, on ju. Aga 3 aasta pärast oleme tädid. Oota, ma ei tea, kas Triinu tahab sellesse süvitsi laskuda sellesse teemasse, aga mis sa sellega mõtled, et sa nagu lihtsalt saadki lapse ükskõik kellega või? Aga kas sa saad... Ei, mitte ükskõik kellega, vaid ma lähen ja raamatusse valima. Sellepärast, et kui ma saan lapse ükskõik kellega, siis võib juhtuda see, et sa saad ükskõik kelle pere või mingisuguse tagad endale kaasa, mida ma ei soovi. Aga no selles mõttes, et see ei ole minu ideaal, see ei ole, mille poole ma pürgin. Ma ikkagi tule mu juurde. Triinu otsib meest vanuses. Maamees otsib naist. Mis on sinu alampiir vanuses? Kuulge, lähme nüüd asjaga. Ei, ma ei tee Tinderit. Ei, Tinderit ei tee. Aga näiteks, kui mõni kuulaja praegu kuuleb, on pannud sulle ammu silma peale, mis on sinu nagu alampiir vanuses? Mis su vanusepiir üldse on? Et kui vana või kui noor ta võib olla? Me lähme selle teemaga edasi, siis kui me teeme Triinu spetsiali, siis Triinu räägib sellest. Aga üks küsimus korraks, mis ei ole nagu, ainult selle lapse asjaga, et kas sa nagu ütled ikka ka sellele mehele, et saame nagu, Ei, ta võtab ju raamatust. See on ju konfidentsiaalne. Ma nüüd sain aru, okei. Tere, ma teen sinu nende... ma ei teadnud, mida see raamatus tähendab. Sinu rakkudega teen lapse. Mulle sinu geenid meeldivad. Kas oled nõus? Okei. Seal ei pea küsima luba, nad ju vabatahtlikult annetavad. Ja, okei, ma sain nüüd aru. Okei, väga hea, aitäh vastuse eest. Liigume edasi. Olgu. Jah, aitab. Ja Triinu spetsiaal tuleb, kus on Triinu rääkimata lood. Järgmine osa. Ja, nii. Järgmine osa. Triinu istub üksinda siin.
ja ta on nagu ümarlauas, vaata, me küsimegi talt siukseid küsimusi ja ta peab vastama, sest ta lubas nüüd, et järgmises minu spetsialis. Siis, kui meil tuleb TikTokis 119 vaatajat juurde, siis saame laivina teha. Davai. Okei, ma ei lubanud seda. Okay. Nagu, followge meid TikTokis, kui te tahate teada, mis on Triinu alampiir vanuses. Followge meid TikTokis. Siis me saame teha laivi ja TikToki laivi, nii et palun, meil on vaja 100 mingi, ma ei teagi. Midagi, varsti saab täis ju. Jah. Tahtsin midagi öelda, Tšeko või? Ma tahtsin öelda, et saate Triinu alam- ja ülempiiri teada, aga kõik muud saladused ka. Ja ta lubas. Kõik, mida ja ta meile rääkinud ei ole. Okei, me paneme Triinu tanki. Esimene live olekski Triinu spetsial. Et Triinu istub üksinda või? Eelmine osa te vaatasite, et ma räägin nii vähe ja siis see osa ma lihtsalt saan puid praegu nagu. Ei, aga me ei pane puid sulle. Ja ei, sorry Triinu. See on kõik nali. Kõik on hästi, ma tegelikult ei solvu. Sa oled väike armas nunnu. Nüüd me oleme kolmekesi ripsmedušidega Triinu juurde peale seda osa. Ma saan neid hakata müüma. Poolikute ripsmedušid. Mida sa veel müüd? Ketlin. Kus see oli ju mingite kuulsuste? Ära naera, Triinu, see on ülikaag. Ma naersin, ma tegin meid pilguga. Mida ma veel müün? Ei, aga üliõige ju see mingite kuulsustega oli... mingite, vaata kuulsuste vahel levib hästi palju kuulujutte on ja siis ühest kuulsusest levis ka ühest podcasterist ja blogijast levis ka selline kuulujutt, et ta müüb oma, mis ta müüb? Neeru. Ma loodan, et seda mitte. Müüb oma juuksetutte vist või? Et lõikab juuksed ära ja siis muu tutt ei olnud või? Selle nimi on OnlyFans juba, see ei ole lihtsalt müümine. Ei, aga kunagi on ju müüdud ikka mingi vannivett ja värki. See oli ainult Padjaklubi Laura. Ta müüs vannivett või? Ma isegi ei tea seda. Padjaklubi, nii tore. Jätke alla kommentaaridesse, mis oli teie lemmik Eesti sari, kui te väiksena üles kasvasite. Ja sellepärast muidu meil ainult üks fänn, mis on ülitore, üks fänn kommenteerib meil tihti kõige tihedamini. Ta nimi on Seedest. YouTube'is või? Ja. Äkki see on Ketsi mingi alter ego või midagi? Ei ole, ma tahaks teada, kes see on, sest ta kommenteerib veel ühte kohta. Mis tähendab, mida ta kommenteerib? Ühte kohta? Väikese jankudele. Mis see on? Okei, oota, mis? Mina tahtsin vastata lihtsalt Säko küsimusele. Ohtlik lend on minu lemmik Eesti seriaal. Mul on vist Papsid. Praegu on Papsid. Papsid on nii hea. See küsimus oli väiksena. Ta on praegu ka väike, ta on väike armas nunnu. Väiksena meeldis mulle ka Ohtlik lend. Kohe 25. 4. Oh my god, ma saan 24. Ma saan 24. Sa mõtlesid, et 25 on palju olnud. Ma saan 24. Ma mõtlesin minu vanusest räägite. Tähendab, sa oled 24. Mina saan sügisel 20. Aitäh kuulamast. Sul saab juubel. Õigus, ma olen 20. Ma saan tõesti 25 nüüd järgmisena. Jah. Okei, oota, nüüd loen järgmise kuule. Triinu judge'ib. Praegu on suvi. See on okei. Praegu on suvi. Judge'ib kohe, kui ta ei saa oma pissi ja kaka juttu rääkida. Jälle nad kiusavad mind. Järgmine kord mind siin laua ääres ei ole. Me oleme kõik üle väsinud. Ma tegin nalja. Okay. Kui te meile TikTokis follower ei anna, siis järgmises osas Triinut enam ei ole. Need, kes enne olid, need lähevad, panevad unfollow. Need kõik, kes tahavad Triinu alami ülempiiri teada, need panevad kindlalt unfollow. Miks ma teen täna mingit siukest häält? Ja ma räägin. Ja siis... Okei, kas ma loen nüüd järgmisi? Meil on pikk päev olnud lihtsalt, jälle. Ja mul on tõesti üle väsinud nagu. Pikk on see. My name is Bill Smith. Kaukust ja lõpusel varjab silma piir. Ma olen ikka tõeline koomik.
Triinu hakkab varsti ka stand-up'i tegema. Open mic hakkab käima. Nii et tulge Tallinnasse vaatama. Mulinad podcast edition. Võib-olla võtad Hiiumaal otsa lahti, teil ju Hiiumaal ei tehta open mic'e. Hakkame tegema. Special. Või mitte tuise. Me teeme kordamööda nalja. Ja minu arust on praegu küll väga naljakas siin. Otsako ei teadnud, et meil see helisound on. Helisound. No nii, kuulge, aga järgmine lugu. Lähme edasi. Maarja soovis. Heliefekt, helisound. Kapperi. Aitäh selle translationi eest, Maarja. Okei, nii. Ja teate, kelle kiri see on, see järgmine? Mis te arvate? Aga ütle nüüd, et vanamehe lugu. Jaa, ta on meile veel kirjutanud 4. kord nüüd. Nii tore. Meil on püsikirjutaja, püsitellija. Kes lubas Lottemaale tulla ka võib-olla. No, ja seda ta siin kirjas ütleb. Kets. Mina ei ole seda kirja lugenud, kusjuures. Kas sa luges? Ei no vaata, meile tulevad need, ma pean ju vahepeal silma hoidma, kui me tahame teha kuulajate kirjad osa, siis ma pean vaatama, kas meil on kirju, et neid lugeda ja kuna see oli nagu lühike, siis mu silmadega ja said andeks. See oli lühike, seda ma lugesin. Ei no. Okei, ma loen, vabandust. Nii, Triinu ja Tsako juba raputavad pead. Nii. Vanamees. Oi jumala. Vanamees. Vanamees. Et jää vait. Nii. Vanamees. Ma teadsin, et see tuleb. Okei, ütle veel üks kord. Jälle. Sa ise ütlesid ja ma ütle. Ja, kui sa naersid, ma mõtlesin, et sa said... Ma mõtlesin pausi, ma rohkem ei ütle. Okay. No nii. Jälle mina vist 4 korda seekord kirjutamas. 4. kord seekord kirjutamas. Kui suvel peaksime Lottemaal kokku põrkama, siis võin teile pilti näidata. Ohoo! Kuigi seda pigem ei juhtu, sest te teete tööd. No jah, kui Maarja, Triinu, Tsako ja Kets siin on, siis võid meile siis küll. Võtad meid nurgad. Arvatavasti me kõik koos ei ole. Jah, aga kui sa Lottet Teete näed, mõlemad mu emad. Kui sa Lottet näed või Pauliinet või kedagi, siis ma ei tea, kas nad teavad. Ei, aga sa võid ikka meile näidata. Arvad või? Okei. Meile? Jah, meile, aga mitte nagu... Okei, lähme edasi. Nii. Tahaks nagu veel mingeid lugusid rääkida, aga hetkel pole sellist aega, et maha istuda ja kirjutada. Ärge podcasti niipea veel lõpetage. Küll ma üks hetk leian selle aja ja hakkan teile kirju kirjutama. Me lõpetame kohe, kui sa ei hakka kirjutama. Me lõpetame kohe, kui me ei saa TikTokis 1000 followeri täis. Jah, ja kohe, kui sa ei kirjuta järgmist kirja, siis me lõpetame. Ei, okei, ei ole nii hull. Selleks ajaks nüüd sul tänaseks on kindlasti aega äkki. Sul on suvepuhkus äkki? Jaa. Ma arvan, et võib-olla tal praegu oligi... Oota, kui vana ta oli? Ta oli 16, 17. 18 sai. Ta sai, ja. No ja ta käib gümnas, siis ongi võib-olla seal mingid eksamid ja värgid. Jaa. Nii et nüüd tal on siin ilmselt aega. Suvel kirjuta meile. Nii. Teie mind päris kindlalt ei tunne, kuid oma isikut ma veel ka ei avalda. Kui tunnen, et on seda õige hetk teha, siis annan teile märku. Jube põnev. Jääme huviga meil on päris fänn, keda me ei tea. Keda me ei tea täpselt. Nii põnev. Aga ühesõnaga, ega siit väga mingit suuremat informatsiooni vanamehe kohta enam ei tulnud, aga... Vanamees. Aga tahaks pilti küll temast näha. Et kas ta näeb selline nooruslik välja või? Ma arvan, et näeb. No kuulge, ta on ju... 30-ndate. 35. 35, no ma olen varsti sama vana, ma näen välja 17. No jaa, aga sa oledki erand ju. No aga, jah. No jah. No jah, ega ei olegi midagi. Mis ta nii? Ei, aga kirjuta meile neid teisi lugusid ka. No ja ta ütles, et tal ei ole aega. No kui sa leiad aega, siis kirjuta meile neid lugusid ka, mis ei olnud selle vanamehega seotud. Sa ise ütlesid vanameeste kohta, nii et see on okei, kui me seda sõna kasutame. Aga sa ütlesid, et sul oli veel mingeid jutte mingite muude suhete kohta.
nii et me jääme ootama. Ja me jääme ootama ja kuule sina, kes sa meil see põline fänn oled, sina ütle meile, mis on näiteks sinu lemmikosa? Hei, sina seal. Kirjuta meile, kui sa leiad aega, mis on sinu praegune nendest osadest kõige lemmikum olnud. See sama tüdruk või? Kõik ülejäänud võivad ka kirjutada muidugi. Ja. Aga tema on vist ilmselt kõik osad peaaegu ära kuulanud. Tundub küll, jah. Vähemalt kuulajad temad. Ei, kindlasti sellepärast, et ta ju kogu aeg kirjutab siis meile jälle. No siis ta järelikult pidi kuulma, et me jälle rääkisime sellest teemast. Just. Nii. Kas me loeme nüüd järgmise kirja või loen või tahad ise lugeda seda viimast? Mul nagu vahet ei ole. Ma võin lugeda. Ma võin ka. Kivi, paber, käär. Triinul ei lase lugeda. Sest Triinul ei ole telefoni. Aga te saate anda ju Triinule telefoni. Ei, Triinul on väike armas nunnu, ta võib ka lugeda. Ma hakkan aktiveerima. Ma ei tea, õõl ja eel ka vahet. Kivi, paber, kääri. Kahe võiduni. Lugeda oskad ju. Mida me teeme siin podcastis? Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Tegelikult ma loen väga ilusasti. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Sina loed. Mõlemad võitsin. Mõttega ma nendega hakkan vaidlema. No aga mina olen praegu, mina seisan Triinu õiguste eest. Triinu loeb selle viimase. Me ükskord üritasime talle anda, aga küll tal oli viga, et ta ei näinud, oi nii tume. Oli ju see üks osa, kus Maarja andis. See oli Maarja vend vist. Ta on nagu Harimati seal nende. Ei, mul oli hoopis see. No, vaata, et sa nüüd ära ei... Triinu on nagu Harimati ja Miikali selles podcastis Harimati. Ta ei taha ka kunagi lugeda. Ja Miikal peab lugema. Ja kui Harimati hakkab lugema, siis see on katastroof. Aga Triinu oma ei ole ka. No nii, olete valmis? Aga vaatame seda. Valmis katastroof. Ma hakkan kartma. Mulle meeldis pikka aega üks poiss. Me suhtlesime omavahel, vahel ka veidi flirtivalt, aga ei midagi enamat. Pärast mitut kuud suhtlemist lõpuks tuli välja, et me mõlemad meeldisime üksteisele, aga suhteliselt kohe pärast seda mul kadus igasugune huvi tema vastu. Ta tundub endiselt tore inimene, aga ei midagi enamat. Kas teil on ka midagi nii olnud, et kui saate teada, et mõlemad üksteisele meeldite, siis tegelikult ei huvitagi enam? Jaa. Ja. Kunagi on olnud küll. See on see, et see chase'imine nagu meeldib. Selline mäng, kassi-hiire mäng alguses. See algne kõik see faas, kus sa oledki mingi, ma flirdin sinuga ja siis kui see päriselt on see, et nüüd ma pean päriselt midagi tegema, siis on see, et ma tegelikult ei tahagi ikkagi. Ja, et see mäng sai läbi, et mulle meeldis see mängu osa palju rohkem. On küll niimoodi juhtunud. Armastus sai otsa. Jah. Armastus sai uus lugu. Armastus sai otsa. Aga see on, ma arvan, ka niimoodi, et näiteks alguses, kui on mingi kutt, kes kohe paneb kogu tähelepanu sulle ja on valmis nagu kohe kõike tegema ja kõike, näitab täielikult välja, et sa mingi full meeldid talle, siis ma olen ka mingi, mida? Sa oled nagu easy. Aga kui seal on veits seda, et ei tea ja et kohe nagu ei pane kõiki kaarte mängu, siis ongi võttes kogu aeg, või see, et huvitav, kas ma üldse meeldin talle ja kui palju ma talle meeldin ja kõik selline. Miks ma talle meeldin, kui ma talle meeldin. Kui väga ma talle meeldin. Ja. Põnev. Küll on põnev. Vaata, siia võib kohe tuua jälle selle minu vanemate kohtumislugu, kus alguses vaata mu ema ütles mu isale, et ühesõnaga, ma ei räägi seda lugu otsast peale, aga mu ema hääletas, mu isa võttis peale ta ja siis mu isa küsis ta numbrit ja mu ema oli mingi, Janna, ma sul mingid numbrid. Ja siis mu isa oli oot. Tüdruk, kes mulle ära ütleb. Jah, et mitte ükski tüdruk ei ütle mulle ära ja sa ütled või? Ma ei jäta seda asja nii. No ja siis sealt läkski. Kuni lõpuks sai kätte. Multitasking, missugune ma vaatan praegu. Ja, aga kusjuures
aga mu vanematega oli küll niimoodi, et mu isa otsis mu ema telefoninumbri üles ja siis helistas talle, aga praegu, kui niimoodi juhtuks, siis see tundub, või noh, ma ei tea, keegi võib mingi menti minna, et mingi ahistamissüüdistused teha. Aga siis olid ajad teised. Siis oli see okei. Siis oli veel telefoniraamat. Jah. Oh my god, ja ma olen ka isegi telefoniraamatust numbreid otsin helistanud. Mina ka. Väga õige. Okei, aga on teil ka olnud mingeid chase'imislugusid? Ei ole. Ta ütleb, et ma ei ole, aga ma ei hakanud ütlema. Aga ta on 20, ta käib ülikoolis, ta ei ole nii noor. Ei ole veel 20. Nii noor. Kohe, varsti. Ta ei ole nii vana. Ei, ta ei ole kevad, nii et ma õitsenud olen. Jah. Mul on tuldud juurde küsima niimoodi, et ilus preili, mitu kevadet sa õitsenud oled? Õige ju. Kas see oli see, kui me rääkisime vaata sellest, et kuidas küsida inimese vanust on ju? Ja. Mitu kevadet sa õitsenud? Siis ükskord on veel see olnud, et mitu talve sa lume all peidus oled olnud, ma mingi. Mitu talve sa keldris kopitanud oled? Kes su keldrist välja lasi? Kes see lasi välja? Aga kas teil on olnud mingeid chase'imise lugusid, mida te nagu mäletate või? Mul ei ole üldse mälu. Mul ei ole... Ma olen kala. Sellest on küll kahju. Selles mõttes... Ma arvan, et on ikka... Ma ei tea, issa ma päriselt ei mäleta. Okay. Mul ei tule midagi pähe praegult. Aga ma arvan, et seda on olnud, et igav hakkab. Ma arvan, et ka suhtes on olnud, et igav hakkab. Jaa, true. Igavast ajast tuleb üle minna. Siis hakkab jälle põnev, ma arvan. Ma ei tea, pole kellegagi väga nii pikalt koos olnud. Kas meil on veel kirju? Ei, kirju ei ole. Kõiks. Aga meil on küsimus. Võtame küsimused või? Äkki Tsäko tahab endast midagi rääkida? Äkki me saame praegult ilma küsimusteta. Okei. No. Sest et kui Triinu ei ole meile nõus vastama, et mis on ta vanuse alampiir ja ülempiir, siis ta nendele küsimustele, mis meil on tulnud, ei ole kindlasti nõus vastama. Ja need on väga juicy'd. Ma ei tea ka, mis seal on, sellepärast, et võt mina ei käi neid vaatamas, et mis küsimused on tulnud, kas on tulnud, mis kirjad need on. Ma olen siin nagu esimest korda nagu kui põnev. Wow. Aga Tsäko, räägi siis, kuidas sul elu Tartus läheb? Ta on Tartust. Olen Tartus sündinud ja Tartus kavatsen olla veel järgmised 4 aastat kindlasti. Kuidas siis peikadega Tartus lugu on? Väga hea küsimus. Kas turgu on või? Tartus? Tead, väga, või noh, mul on siuke hea list on, kus kaks Tartu poissi on, jagavad tublid 3., 4. kohta. Oota, milles? Minu saamises. Peika kandidaat 3000. Mul on lausa list niimoodi. Mul 7 peikat on, neid kõiki armastan. Oota, nendel kuttidel on list või? Minul on nende kohta list. Ahah, oota, 3., 4. kohta või? 1., 2. koht on ka kaetud või? Oh my god, what? Esmaspäeval Lauri, teisipäeval Tauri. Oot, räägi mulle täpsemalt sellest listist, see on päris põnev. Miks ma seda nooruses ei teinud? Jah, sest ma olen praegu hästi vana, aga... Ei, mul lihtsalt on siuke elufaas, kus ma olen täiega wild ja siis ma lihtsalt vaatan ringi ja olen mingi lahe. Ilus. Ja siis ma mingi talalala. Sa võidki, sa käid praegu koolis. Aga mul point on keskendu karjäärile. Et mul ülikoolis ei ole nagu kedagi vaadata, sest et mul on kursusel, ma õpin klassiõpetajaks, mul on kursusel 50 kursakaaslast ja kõik on tüdrukud. Mul on 1 poiss kursusel. Ja tema on ka gei. Et noh, ses mõttes mul ei ole vaadata midagi. Ja seal instituudis ei ole väga palju poisse. Aga õppejõud, meil on siin kuulajakirjad tulnud õppejõudude kohta. Kahjuks minu õppejõud on kõik naised, aga mul tuleb... Üks on õpetaja meessoost, aga ta on ka gei. Mul tuleb sügisest tuleb kehaline kasvatus, kus on 2 meesõpetajat. Sealt hakkavad lood tulema. Vaatame, mis kohti nad hakkavad sinu listis jagama siis. Oota, aga kus sa neid kutte siis kohtad seal Tartus, kui mitte koolis? Space Bar äkki. Friv.com või? See on päriselt mingi leht või? Käin ikka õhtu mängimas ja siis ma leian endale seal peikasid. Roblox. Oota, aga päriselt, kust kohast? Või sa ei taha öelda või?
no välja pealt, linna pealt. Linna pealt, okei, aga nad ise ka teavad, et nad on seal listis või? Ei. Kas sa käid palju väljas? Mitte väga. Aga kas sa oled nendega nagu rääkinud Juhtub ka või? vahepeal. Sa oled nendega rääkinud ka või, need, kes sul seal listis on? Jaa. Okei. Üks, see, kes jagab hetkel 4. kohta, on minust jube huvitatud, aga kuna ta on 4. mul listis, siis mul need 3 poissi seal eespool on nagu tähtsamad. 5. läheb või? Vist. Hetkel oli 15. 555-ni. Ei ole nii palju. Esimene koht, teine koht, 3. koht. Ja 4. koht. Ei ole nii palju. Ma ei tahtnud öelda, et viimast kohta jagavad. Anna siis Triinule ka üks. Ma arvan, et ma ei taha. Kas Triinu ei taha, ma arvan, mu 20-aastaseid. Kas ma võin pärast seda listi näha ka või? 20-aastased. Ei. Kas Kits on näinud või? Ei, ma seda listi vist ei ole näinud, aga ma ilmselt tean neid. Ma tahan pilte näha, Me vaatame, see tuleb Tšäko spetsialist, kui te annate meile TikTok'i veel 1000 followeri. Aga miks? Siis me teeme Tšäko spetsiali niimoodi, et paneme listi ja siis kõik pildid ja siis teeme sinna laulu, et Tšäkol 7 peikat on. Ei, aga me võiksime nagu pannagi, vaata, meil tulebki see ekraan ja me vaatamegi ja analüüsime kõik need 4 peikat ära. Ahah, ja väga hea. Kuule, aga... Mis need veel on, mida sa vaatad, et okei, sa ütlesid, et on ilus, on tark, ma ei tea, kas tarkus oli, meeldib. Kas sul on mõni listipunkt veel, mida sa jälgid inimese juures? Mulle väga meeldib, ma just mingi koolitöö raames vastasin ka sellele, et mis isikuomadused mulle inimeste puhul, nagu, mida ma jälgin oma partneri või niimoodi suhtes. Ma panin sinna, et hoolivus, ehk siis ta nagu hoolib minust sama palju, kui mina hoolin temast ja ta näitab välja, et ta hoolib ja siis mulle hästi meeldib ka, kui inimene on entusiastlik selle üle, mida ta teeb ja millest ta ise on huvitatud. Et kui talle ma ei tea, meeldib laulda, siis talle päriselt meeldib laulda ja ta on nagu entukas selle üle, et talle meeldib laulda ja talle päriselt ta nagu naudib seda teha. Ambitsioonikas. Vot just, ambitsioonikas. Et mulle meeldib see ka hästi inimeste juures, kui nad on... Miks sa niimoodi smörkid siin? Ma vaatame lihtsalt... Mida te siin? No see ambitsioonikas. Ma ei saa ka aru. Ei, ambitsioonikas, ma lihtsalt tean, et Mida sa tead? Ei, sa võid öelda. Siin Maarjal on niimoodi, et... ma võin öelda. Oota, ma ei tea, mida sa ütled. Talle kunagi öeldi, Peikad ütlesid, et ma ei taha sind, sa ei ole üldse ambitsioonikas. Aga tegelikult Maarja on väga ambitsioonikas päriselt. Ja nüüd ja kui inimesed näevad seda ja kui inimesed näevad seda ambitsioonikust minust, siis ma olin in love. See teeb mulle südame soojaks. Jah. Ma olen in love, ma olen armunud. Ta ütles selle välja. Ja kui ta annate meile veel 3000 followeri TikTokis, siis me räägime sellest Maarja Peikast. Siis te olete kutsutud pulma. Ja esiritta. Ja kui panete 5000 followeri, siis räägime Ketsi Peikast ka. Ja kui te panete siiski ka 6000, siis Triinu räägib enda peikadest. Ei, tal raamatust valitud. Nendest raamatutest. Tal tuleb 160. Ja kui te panete 100 tonni, siis Tšäko avaldab listi. Ei. Ma võin avaldada teile suvalised nimed ja isikuomadused. Seda võin ka, palun. Kandke raha mulle. Ma segasin nüüd vahele, nii räägin, mis veel pidi olema või oli kõik või? Siuke salajane soov, hingesoov on tegelikult see, et talle meeldiks rahvatantsu tantsida. Tšäko on rahvatantsuõpetaja. Ei ole veel. Aga ta saab. Hakkad saama või? Aga ma tahan ja ma kandideerisin rahvatantsujuhtide kooli. Nice. Selleks ta kogubki neid 1000 eurosid. Jah, stipendium läheb sinna. Ja siis kulutab need oma city piibe. Aga sa oled ka ju juba rahvatantsuõpetaja, Tšäko. Ma mingis mõttes olen ja ma sellest pool aastast olen 7. klassile rahvatantsutrenne andnud ja olen nendega 2 tantsupeol käinud. Väga tubli. Ta on nii noor ja nii palju teinud. Aga tegelikult ma arvan, et suht paljud kutid on rahvatantsu osas ambitsioonikad ju. No tead. Või on ikka vähe aga need kutid on sitaks nõmedad, ma olen kuulnud. Tšäko on rääkinud mulle. Sitaks nõmedad. Mina olen ühest nõmedast kuulnud ja mitte Tšäko käest, vaid ühe teise tuttava käest. Okei, see on... Kellele ma ütlesin, et kui ta veel on siuke nõme, siis ma olen peksa talle. Õige. No see.
ei saa aru kellest. Okei, pärast. Rahvatantsust. Tean. Lembit või? On ju nõme. Jänes Lembit või? Kellest Kets rääkis, oli üks poiss, kellega ma Timmis 2019 Liigume alla. Ta oli mu esimene armastus. Ma olin 16 vist või 15, midagi siukest. Ja siis me täiega timmisime. Seda ma ei teadnudki, et see sinna maale ulatub. Kuhu maale? 2019, meil on 2024. Ma sain aru, et see oli 2023 aasta. Äkki me räägime erinevatest inimestest? Vist küll. Ühesõnaga, ma räägin oma räägi ikkagi see oma lugu, see oli põnev. Nii. Ja siis me täiega timmisime ja täiega tore oli ja täiega nunnu. Ma olin täiega mingi, oh my god, mu first love. Ja siis ta ütles, et oota, ma pean midagi küsima su käest. Ma olin mingi, no nii, küsibki Peika. Või küsibki nagu tüdrukuks. Ma olin mingi, pulmad on homme. Ja siis ta nagu oli mingi, okei, aga räägime nagu in real life. Ma olin mingi, oh my god, ta teeb mulle mingi proposali on ju. Või täiega mingi, oh my god, ma küsin nüüd päriselt tüdrukuksu. Ja siis ma olin mingi, oh my god, okei, veits hirmus. Ja siis ta oli mingi, oota, tegelikult ma võin nagu, messis ka küsida. Siis ma olin mingi, okei, aga suva, las ta olla, see on fine. Siis ta küsis, et kuule, mulle täiega meeldib su sõbranna, et kas sa oskad mulle öelda, kuidas temaga suhtlema hakata? Ja ma olin mingi. Jobu. Oot, aga sa ütlesid, et ta oli su first love. Kas te sinnamaani olite nagu... See oli ühepoolne armastus. See oli ühepoolne. Tema ei saanud aru, et ma talle, et tema mulle nii palju meeldis. Arvad, et see oli armastus siis või? Aga minu jaoks oli. Aga sa... Draco. Marta, ma igaks juks ütlen, et sa ei pea nagu... Sa ei pea kõikidele küsimustele vastama. Sa võid eirata neid küsimusi ka. Aga kui sul on fine vastata... Ei või? Ei. Mis küsimuse sa mu käest küsitud? Ei, mitte seda lihtsalt. Sa ei pea, kui sa ei taha oma peikadest rääkida. Aga ei, mina mõtlesin seda tüüpi aastal 2023. See tüüp rahvatantsust. Ütle nimi mul. Ütle esitäht. Ma ei mäleta, aga ma võin rääkida story temast. No räägi story. Päriselt. Ma ei saa aru, kellest sa räägid. See, kes oli nagu... Tean küll. Kas seda storyt tohib rääkida või? Palun räägi. Või ei tohi või? Nüüd läks nii põnevaks. Kui see põnev story, see on hea. Vale. Me räägime jälle raudselt valest inimesest. Ma ei tea nii palju rahvatantsu inimesi, kellega mul teema on. Tundub, et nagu ikkagi need listipunktid ikka saavad täidetud tihti peale nagu, et rahvatants check. Ei, temaga oli lihtsalt siuke huvitav olukord, et tema meeldis mulle ja siis oli seal mingeid asju vahepeal ja siis issand, ma isegi ei mäleta, kuidas see lugu käis, see oli nii ammu. Ma võin rääkida. No räägi. Okay, seal oli üks väga nõme sõbranna. Mäletan küll. Okei. Ta või rääkige. Ühesõnaga, meeldis Peika ja siis tema... Appi, äkki ta kuulab. Ma just tahtsin öelda seda. Mis siis? Ühesõnaga, üks sõbranna oli natukene... hakkas siis mind või kuidagi nagu ründas või küsis mu käest, et mis mõttes ja lalalala. Kas tema oli tema eks? Ma ei saa midagi aru. Või tema ei olnud tema eks? Tema oli tema eks. Tema oli tema eks. Oota, ma ei saa nüüd midagi aru. Nii, sa timmisid mingi kutiga või? Kas te timmisite koos või see oli ühepoolne timmimine? Nad veits timmisid ikkagi. Nii, timmisid ja siis sinu sõbranna või? Minu sõbranna ja tema eks. Nii? See hakkas mind konfrontima. Nii. Ja siis... Tegi selle TikToki video või? Selle, et kaks õiget, üks vale, vaata. Ja siis loetleb mingeid fakte enda kohta, siis ütleb, et mu parim sõbranna timmib mu ekskutiga. Olete näinud neid TikToki videoid või? Ei. Okei. Ma vaatan koera ja kassi videosid. Okei, me skipime selle, vabandust, ma segasin, me cutime välja selle osa. Aga ei, me ei kati mitte midagi. Hakkas mind konfrontima ja siis see läks natukene lappesse. Natuke lappesse läks, jah. Ja siis aga kuidas see nagu ühesõnaga, poiss oli vahepeal jobu ka, aga megalt. Nad alati on. Aga ma isegi mäleta. Lõpuks oli ka. Millele sa vihjad, et ta nii jobu oli?
Kuulge, me ei tea kogu lugu, palun räägi edasi. Ja nii. Ei no, ta oli sellepärast, et mäletad, mis ta palliga tegi või? Rääkige lihtsalt lugu, te olete mingi mäletad seda. Nii. Selles ma ise ka ei mäleta. Okei. Tšäko timmis kutiga. Tšäko sõbranna oli selle kuti eks ja Tšäko sõbranna konfrontis Tšäkot. Oota, mul on üks küsimus. Kas kui sa selle kutiga... trennikaaslased. Kui sa selle kutiga hakkasid timmima, kas sa teadsid, et see sõbranna on ta eks või? Jaa. Aga see on ju controversial. Aga ta ju minu arust ütles, et... See on täiega controversial. See on okei. Ei no... Kui hea sõbranna ta oli sul? Tol ajal ei olnud hea. Nüüd me oleme sellest üle saanud. Ja nüüd on fine. Okay. Aga lihtsalt tol ajal me ei olnud nagu nii suured sõbrad. No aga siis on vahet pole. Ei, aga mina olen sellega täiega nõus, et Eestis on niigi vähe inimesi. Ja kui kuidas ma veel pean siin siis elama, kui ma ei tohi isegi oma sõprade ekse võtta? Jah. Ja kui... Ärge võtke tegelikult. Ei, nagu kui sa ei lähe nagu mingi, et ma võtan meelega oma nagu sõbranna eksi, siis küll, aga kui reaalselt sa mingi hetk hakkadki suhtlema, ma ei tea, oma mingi sõbranna eksiga või kellegi mingi kutiga, kellega ta on timminud ja teil tuleb mingi hull hea klapp ja saate aru, et oh my god, this is it on ju, siis see, et ta on kellegi su sõbranna eks, minu arust ei peaks saama takistuseks, aga see on väga controversial. Enamik tüdrukud ütlevad, et see ei ole okei ja oma eksi, või tähendab oma sõbranna eks ei tohi võtta. Aga oot, nii... See oli tema puhul ka, oli see tüdruk. Ma saan täiesti aru tast. Tol hetkel olin ma täiega mingi, mis mõttes? Või ma ei olnud mis mõttes, aga ma olin nii veits siuke, okei. Aga tal oli ka just see, et see girl code'i nii-öelda nagu murdmine just see, et sa lähed nagu minu eksiga kokku, et kuidas sa nagu, miks sa mulle nii teed või niimoodi. Aga palliga oli siuke värk, et ma kutsusin ta pallile. Treffneri pallile. Nagu tantsima. Jah, ma mõtlesin, nagu jalgpall. Ma mõtlesin, et äkki mingi palli on koera nimi või midagi siukest. Või kutsusin ta pallile. Pallile. Ma kutsusin ta Treffneri aastapäeva pallile, nagu siis nii-öelda enda kaaslaseks. Ja ta oli seal siis pilli mängimas, seega ta oli tegelikult juba niisama seal anyway olemas, et ma mõtlesin, et... saavad aru, kellest me musikaalne ka. Et kas tal lokid ka on? Ei ole. Okei. Nii, pruun pea. Mis pilli ta mängib? Trompetit. Ma ka. Vist. Mina ka. Mis tähega ta eesnimi algab? Piip. No igatahes ta kutsus ta pallile, kuna ta oli nagu nii seal. Ja siis ta mõtles, et hängiks siis temaga. Aga... Tšäko ja see kott siis, jah? Ja ma kutsusin ka selle pondiga, et kuna ta nii või naa on seal, et siis poogen, et hängime koos, mis iganes. Kuigi neil oli juba siuke pekkis. Esines ja värk ja veits oli selleks ajaks. Ta on trafficus pillimängija. Tegelikult see kutt on Silver Laas, see Trafficu esilaulja. Ma lihtsalt ei julgenud, vaata, sa ütlesid ka hästi. Järgmine TikTok. Minu peika oli Silver Laas. Väga hea, nüüd on see kaameras otse öeldud. Olgu, kuule, väga lahe. Nii lahe, famous. Tegelikult, vaata enne kui ta selle, mis see nimi oli, Evelin on tal see uus naine või mis iganes ta selle uue naise nimi on. Tegelikult enne seda, kui ta nagu tema kokku läks, siis me olime nagu mingi 2 aastat koos. Aga siis meil olid nii erinevad huvid, et me lihtsalt otsustasime. Siis jäid Tšäko rasedaks ja nüüd ta on oma väikese lapsega kodus. Ja jättis minu kuivale. Olgu. Super, okei, nii läbi edasi. See jäi pooleli veel. Oota, mul on küsimus, miks selle kutiga sul juba pekkis oli? Silveriga. Silveriga läks pekki. Miks selle kutiga pekkis oli? Sest tema ütles mulle ära, et tema ei ole minust niimoodi huvitatud. Okei. Aga ma olin täiega mingi. Muidugi talle meeldis Evelin ja. Oled küll. Aga mina olin täiega see, et ta luulu ja olin mingi, ei, see läheb üle, see on täiega fine. Ja siis olime seal pallil ja siis me korraks saime kokku. Enne seda meil oli oli talvine tantsupäev, kus me siis Raekoja platsis käisime rahvalikke tantse tantsimas ja sinna ta ei jõudnud, sest tal oli pohmakas eelmisest õhtust, kui me väljast natuke kaua tipsutasime. Sina ju ei tipsutanud. Mina ei tipsutanud, tema tipsutas. Ta ei joo alkoholi. Mina ei joo alkoholi, mina olen karsklane.
olge teie ka, võtke õppust, sest Silver Laas on ka karsk. Ühesõnaga, ja siis ta ei jõudnud sinna, seega ta oli terve päev, oli ka täiega väsinud ja siis ma juba aimasin, et võib-olla sealt tuleb midagi, et ta ütleb, et ma ei viitsi, ma ei jaksa. Aga ma olin mingi, ei, minu pärast ta jääb sinna. On ju. Saime korraks siis kokku ja ta ütles, et ma nüüd lähen ära. Ta oli võtnud eraldi sellel, nagu kui ta seal orkestris oli, kui ta seal mängis, mitte Silver Laasi bändis, vaid siis oma bändis. Kui ta seal on nagu täitsa vormiriietuses, ta oli eraldi kaasa võtnud pintsaku ja kõik ülikonna ja fancy, kõik palliriided ja siis me rääkisime 5 minutit ja ta ütles, et ma nüüd lähen ära. Nagu sealt pallilt või? Ja jättis minu üksinda. No jah, aga sa olid Delulu ju. Aga... Ei, no aga ta oli öelnud sulle. Delulu is not a Solulu. Delulu is the Solulu. Palju su emps nendest lugudest teab? Minu emme ei tea mitte midagi. Sa arvad, et ta ei kuule seda osa või? Ma arvan, et ta ei kuule seda osa sellepärast, et... Sa ei share'i seda või? Ma jagan oma Instagramis seda, aga minu emme on Instagrami storydes mul ära blokitud, seega ta ei näe mitte ühtegi mu Instagrami story'd. Ja kui me kirjutame ju pealkirjaks Hanna-Marta Tsäko on ju. Ja siis ta paneb Google'isse su nime ja sa arvad, et ta ei leia seda elu sees või? Ärme pane siis. Me räägime sellest hiljem. Okei, oota, ärme nüüd rohkem sellel teemal kaugri. Et ta emps on blokitud, kuigi siin on tõenäosus, et ta emps vaatab seda, sest mina olen ta empsiga pestukas. Mina tahaksin lihtsalt korraks Hanna-Martat nagu parandada. Ta just ütles, et tema ema ei tea mitte midagi. Ma arvan, et see on vale. Ta ema kindlasti teab midagi ka. No midagi ta ilmselt teab. Emad on suht targad. Võib-olla nad lihtsalt ei tule sulle rääkima, et ta teab. Aga... Ta võib-olla ei tea sellest, et sa täna meiega podcasti teed või et mis lugu siis sa siin räägid, aga midagi ta kindlasti teab seda, et need ööd, kui sa oled öelnud, et sa veedad sõbranna juures. Ma olen päriselt sõbranna juures. Lõpeta. Need ööd on mustad. Need ööd on mustad, jah. Okei, aga ootage, mis sa nüüd arvad sellest teemast? Et see kutt ma ei tea, ta on minevik ja tal on nüüd 4 peikat. Sa pead väärtustama ennast. Me peame panema selle podcasti kinni. Ära võta selliseid, kes ütlevad sulle, et paneme podcasti kinni, meil on vaja teada need 4 peikat nüüd ära. Meil on nagu nii juba aeg täis. On või? Palju on tund või? Jah. Oi. Ma tahtsin midagi ja on küll ja ma tahtsin midagi veel. Kui 8 tunni aja pärast äratus. Tunni. Meil on 8:45 proov. Ei, neil ei ole. Tal ei ole. Neil on. Aga mul on. Aga kell 8 on hommikusöök. Proov. Miks meil proov on? Nii tähtis info teile. Kell 8 hommikul me sööme hommikust ja 8:45 me käime iga päev proovis. Et kui teie kell 10 tulete ikkagi leiutate küll, siis te teate, et me oleme ikkagi oma hääled juba soojaks rääkinud. Triinu lihtsalt läheb tegelikult pissiproovi andma ja ma lähen kaasa temaga. Alatu laim. Kas lööme kokku veel või kas teil on miskit öelda? Ma tahtsin midagi küsida Tsäko käest, aga ma ei mäleta enam. Ära rohkem küsima joon. Joo. Elu on lill. Seda head värskat. Elu on lill. 24 august Hiiumaal. Põllupäev. Just sa põllumeestega nii palju suhtledki või? Sellepärast või? Triinul tuleb künmispäev selle päeval. Kuule, Triinu saab talu alla. Mis asja? Triinu põldu. Triinu saab talu alla. Ei ole põldu ju. Aga sa oled Hiiumaal, sul ole põldu. Jah, ma isegi oma maja taga väikest põllukest ei pea. Saar on müügis. Saar müügis või? See väike saar, mis Hiiumaa kõrval on. Ma saatsin sulle. See Nublu saar või? Vormsi või? Ei. Kets saadab mulle üldse toredaid asju, näiteks, et ma saan nõudepesijaks Hiiumaale minna. Mul oli nagu, huvitav pakkumine järsku keset suve. Ära tule siia, vaid mina nõudepesijaks teisele poole saart. Niimoodi, et ma sõidan terve raha maha. Aga kirjutage palun siis meile veel. Minge tehke meil TikTokis followerid täis, et me saaksime teha laivi. Subscribe mind YouTube'i. Meid YouTube. Ketlenis. Ja see... Kets hakkab ka YouTube'i videoid tegema. Ära räägi. Mul on seal üks blogid. Bulgaaria vlog.
kus ma sõidan liutorust alla niimoodi, et ma GoProga filmin oma varbaid. Tasuta varbapildid. Tasuta panin tulle netti. Jaa, aga oi, seal on 5000 vaatamist ja kommentaari. Mis sa arvad, mille pärast? Sest et inimesed kas olid lakitud varbad? Ei. Täiesti loomulikult. Need olid loomulikult. lapse varbad, ma olin siis laps. Kui vana? Kui vana? Ma ei mäleta, see on mitu aastat tagasi. Mitu aastat? Ma arvan mingi 6. 6 või 6 aastat tagasi? 3. Kuulge, olgu. 3 käib koos. Kirjutage meile, saatke meile pilte ja aitäh, Tšaka, et sa tulid. Ja merchist loosime, räägime sellest hiljem. Mitte selles osas, aga me räägime varsti ja see tuleb. Ja te jõua ära oodata seda. Ja tuleb samamoodi nii, nagu tulevad teie kuulajakirjad. Ja kui te meile saadate neid. Jah. Olgu, aga lööme siis kakku. Olgu, aitäh teile järgmiste muninateni. Tšau. Cheers. Oi, kui ilus. ASMR. Nii hea kõll.